No nii, sõna on vaba. Vaatame siis meie uudiseid. Jah, ütleme nii, et kananahk ja karvad tõusevad püsti. Et uudised lähevad aina hullemaks ja ma ei tea, ei kujuta ette, kuhu meie elu nüüd tüürib sellise valitsusega, kus on korruptsioonisüüdistused, kedagi see ei häiri, kus on jah, ma olen sõnatu nende uudiste peale, mis täna ainult on juba välja tulnud, et näiteks siin Urmas Reinsalu võttis ka nüüd muidugi sõna, kuna alustame siit. Eva-Maria Liimets alustas siin Reinsalu käskude muutmist. Ühesõnaga, lähme rõõmsalt punalippude saatel ja no ma ei tea, äärmiselt kahepalgeline poliitika ja ma ei tea. Siis muidugi Urmasel oli ka õigus sõna sekka öelda, kuna siin õieti siin väidab, kuna oli siin äärmiselt naljakad väljaütlemised, et siin Oudekki, kes on sellisest parteist, kellel on siiamaani Ühtse Venemaaga koostööleping, väidab siin, et siin olid rassistlikud väljaütlemised ja räägivad siin midagi klähvivatest koertest. No praegust on selline tunne, et nemad seal klähvivad ja ma ei kujuta ette, kuhu nad oma klähvimisega siin tõesti jõuavad. Ja teine, mida ma tahtsin veel vaadata, Kaja Kallase, mis ta siin ütleb, et tööjõupuuduses peab saama kaasata töökäsi väljaspoolt. Kas meil on tõesti tööjõupuudus? Minu meelest Eestis ei ole tööjõupuudust. No siin on näha, et 226 kommentaari on juba sellel lehel. Ja mida ta siin siis väidab, et miks peaks olema võimalus tuua kuskilt mujalt tööjõudu, nii siin kogu artikkel niimoodi nähtavaks, et ma sellest aru ei saa, kui meil on tööpuudus siiski Eestis ja see on see partei, kelle valitsuse ajal, kui nad olid siin 14 aastat või kaua nad siin võimul olid, kui üldiselt eestlased kõik jooksid ära, kuna neile tööd ei pakutud, see partei mingit muret ei tundnud, kuidas võiks eestlasi aidata Eestimaal, et siin töökohad tekiksid. Ja selle asemel nad siin toetavad sellist ettevõtlust. Ma ei saa aru, kus on perspektiiv. Ma teen firma ja siis hakkan nutma, et mul ei ole töökäsi või ma ei saa hakkama. No siis ei ole vaja luua ühtegi sellist maasikakasvatust, ettevõtlust, mis peaks tooma töökäed kuskilt väljaspoolt Euroliitu veel. Me oleme Euroliidus ja Euroliidus on ju palju töötuid ja Euroliit ongi ju ühtne majandusliit. Miks te ei võta siis meie ühtsest majandusliidust töökäsi, tooge Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, aga ei, te otsite ju orjasid, me ei ole eile sündinud, teil on vaja orjasid. Teie äri on valesti üles ehitatud, et mõtlete, et okei, teen ettevõtluse ja toon kuskilt väljaspoolt Euroliitu odavad orjad endale. Ja nii jäävadki, paljudele makstakse muidugi ka mustalt, jälle maksud jäävad saamata ja siis sellega karistatakse meie omi töötuid, kes peavad siin vireleva sandikopikate eest, aga vaat see ettevõte miskipärast ei taha oma töötajad tööle võtta ja nüüd siis lähebki trall lahti. Ma ei saa aru, miks me peaks üldse olema sellises Euroliidus,
kus on piirid valla, no lähme siis ise ka välja siit Euroliidust, et kuna on näha, et niikuinii Euroliidul piire pole ja inimene, kes tahtis Euroliidus kuskil tööl käia, võib edasi käia seal. Nii et sinna oleme siis jõudnud oma huvitava poliitikaga, selliste huvitavate inimeste abil. Nii, mis meil siin veel on? No, oli teine siukene huvitav asi, et me ei jõudnud nad valitsus eriti siin ametisse astudagi, kui kohe siuksed huvitavad asjad läksid lahti, et hakati välismaalasi siin eelisjärjekorras vaktsineerima. Aga oma inimene on täiesti savi. Samas kui selle Vene suursaatkonna enda töötegijad teevad siin kogu aeg meil propagandat ja reklaamivad Sputnikut, oma super vaktsiini, aga ise nad miskipärast ei taha selle Sputniku ennast vaktsineerida. Toovad siin kilekottides, meil on ju kilekotipartei, toovad kilekottidest niinimetatud kõlisavaid suveniire ja nii see asi käib meil. Ja mida siis veel? Meil on siin ainult Eesti uudised, mis meil siin veel huvitavat on. Ma mõtlesin, teen sukse asja, et löön äkki striimi lahti. Teen striimi, kuhu inimesed saavad sisse helistada, kuna kanali nimeks tuli ka valitud sõna vaba, siis anname inimestele vaba sõna ja teil on telefonis, kellel on WhatsApp, kellel on Viber ja saate helistada. No sõna on küll vaba, aga jätame sellest vabast sõnast siiski ropud sõnad välja ja proovime viisakalt siis öelda, mis te arvate. Vot siin on ratas ratas on siin vankri all. No, vaatame, kuhu see vanker nüüd siis veereb, kus meil juhiks on vähk, haug ja luik. No, niimoodi piltlikult. Nii, mis meil siin veel on? Siis siin Andrei Vesterinen, kes küll siin uhkelt jagas Irja Lutsari telefoni, aga kui sa, Andrei, nii julge mees oled, no jaga enda numbrit siis, et tahaks näha, kuidas sulle siis inimesed hakkaksid helistama. No, ma ei arva sellest Andrei Vesterinist üldse mitte midagi, harilik tropp, kes niimoodi teeb. Ma ei, mõttetu rääkida siuksest tropist. Urmas siin räägib Euroopa Liidu tegevusetusest Kremli jaoks jõutuse tunnus, nõus sellega, jõuetu Euroopa Liidu poliitika. No, nagu näha on, Euroopa Liit on tõesti omas mölkasse uppumas, et miks Inglismaa välja läks? No ütleme niimoodi, et Euroopa Liit ei oska teha omadest vigadest, ei oska teha järeldusi. Iseenesest on hea, et Inglismaa välja läks, kuna see tõestab, et see ei ole mingi rahvaste koonduslaager, mis näiteks oli nagu Nõukogude Liit, mis oli erinevate rahvaste koonduslaager, kuhu küll sisse krabati erinevaid maid ja riike ja kellelgi ei olnud võimalik sealt välja astuda. Õnneks see koonduslaager lagunes ja enam seda ei ole. Aga nüüd oleme asemele saanud siukse Euroopa Liidu, millel ei ole enam ei mingit väärtusi, millel ei ole ka piire. Kujutage ette, kuidas alles siin lugesin, kus piirivalvurid karistatakse selle eest, et ta kaitses piiri mingite sissetungijate eest. Saate aru, nüüd võib Euroopa Liitu trügida igasugune kari, ükskõik mis maast, sul ei ole viisat vaja, sul ei ole passi vaja ja nii sa tuledki ja hakkad siin Euroopa Liidu maksumaksja kulul elama ja ei austa kohalikke väärtusi, kohalikku kultuuri ja meile öeldakse, et see rikastab.
jah, rikastab seda rahulikku elu selles suhtes ja, et tekivad igasugused jõugud, tekivad jah, no mis me siin räägime, no meie lähedal on Rootsi, Soome, soomlastel üritatakse suid kinni panna, et ei tohi rääkida sellest, et mingid välismaalased teevad seal nii ja naa. Rootsis olin komandeeringus Sundsvallis, kus politseinik korjab õhtul väikse grupi naisi kokku, kes tahavad õhtul sörkjooksu minna tegema, kuna nad üksi ei julge joosta, kuna naisi, kes üksi seal jooksid, tihtilugu sattusid vägistamise ohvriks. Noh, nad ei taha vist aru saada, et see ju rikastab. Nii, mis meil on siin veel midagi huvitavat? Mis meil siin veel siis huvitavat jääb ette? No ja, no kui sa vaatad neid uudisi, no mingid vakrad ja mingid, no kurb. Kuule, teeme nii, et peab vist, siin on ka kilekoti värk. Ja jõuda ka uudised, näed Eesti uudised, et kilekoti, kes peab tooma. Aga nii, löön siin lähipäeval striimi lahti ja kes tahab, saab helistada ja välja öelda oma arvamuse siis WhatsAppi või siis Viberi kaudu helistades. Okei, tšau kõigile.